Aastatepikkuse südamega tehtud töö eest Järvamaa ettevõtluse ning rahvaspordi arendamisel ja populariseerimisel pälvib tänavu Järvamaa vapimärgi Urmas Jõgi. Urmas Jõgi on Paidest pärit ettevõtja, kes on pannud aluse Järvamaa messile ja Järvamaa päevadele Tallinnas, kui ka jätkanud ja arendanud aastaid Paide-Türi rahvajooksu korraldamist. Järvamaa mess toimus eelmise aasta novembris 20. korda. Messi idee kasvas välja aktsiaseltsi Taim arvutus- ja kontoritehnika näitusest 1996. aastal. Tegemist on populaarse sündmusega Järvamaal, mida igal aastal külastab ligi 5000 inimest ning mis on saanud üheks maakonna märgiliseks ürituseks. Urmas Jõgi on Järvamaa messi hing ning vaatamata suurele koormusele teinud seda südamega 20 aastat. Viiking Bingo Paide-Türi rahvajooksu on Urmas Jõgi juhtimisel korraldatud juba 2007. aastast. Rahvajooks on kuulunud viimaseid aastaid Eesti linnajooksude sarja ning on kasvatanud osalejaskonda peaaegu igal aastal. 2015. aastal osales jooksul 3700 võistlejat. Tänavu toimub Paide-Türi rahvajooks 35. korda. Urmas Jõgi on olnud ka üks Järvamaa ettevõtjate seltsi asutaja ja pikaaegne eestvedaja. Tema juhtimisel saavutas ühendus laia kandepinna Järvamaa ettevõtluse arendamisel ning koostegemisel. Koostöös liiderprogrammi tegevusgruppidega on Urmas Jõgi aidanud alates 2012. aastast korraldada Järvamaa päevi Tallinna suurtes kaubanduskeskustes, et propageerida Järvamaa tooteid ja tootjaid. Need on olnud väga edukad. Urmas Jõgi! Aitäh! Ma pean nüüd ilmselt mõne sõna oma poolt ka ütlema. Ma võib-olla läheksin sinna alla, sest mul on ka vähemalt sama pikk kõne ette valmistatud nagu Alol. Et siis on veidi mugavam lugeda. Mul ei lubatud enne panna seda paberit siia. Et sõbrad norivad mind, et nüüd on mul elutöö tehtud ja võin rahulikult pensionile minna, aga kuulasin neid kõnesid ja selgub, et ei saa veel minna. Et Paide-Türi rahvajooksu juures me oleme suutnud ületada selle Paide ja Türi vastuolu ja oleme siis Jaanus Sodeiko ja Ervin Runneliga seda nüüd juba 10. aastat vedamas. Et kui ta seal maakonda ei saa nagu 3 peale ära jagatud, siis me äkki võtame selle nende juhtimise ise üle. Ma võtan Paide poole, Jaanus võtab selle Türi poole ja Ervin on nüüd Matsimäele kolin, võtab selle põhja poole. Et rahvajooksu saime 4 aastaga või 4 korda suuremaks 9 aastaga, et äkki saame maakonna ka. Et mõtlesin, et millega ma selle aumärgi siis ära olen teeninud. Öeldakse, et olen südamega arendanud ettevõtlust ja sporti. Ilma südameta ei saagi midagi arendada. Südamega me armastame ja hoolime. Ilma südameta asju tehes oleme nagu Exceli tabelid, kuivad ja kiretud. Ilma südameta Exceli mehed võivad teha päris koledaid asju. Ma olen ka Exceli mees, ma olen kuradi hea selles. Kui sa oled ettevõtja või korraldad mingit spordiüritust, siis ilma Excelita on päris raske hakkama saada. Samas, kui sa ei näe iga numbri taga enam inimesi, siis sa oled muutunud südametuks robotiks. Selle eest, et mina saan siin nüüd aumärgi,
pean ma tänama paljusid inimesi, kes mind esitasid, kes mind valisid. Täna ma pean neid, kes on minuga koos seda teed käinud. Täna ma pean oma peret, kes on mind alati toetanud ja vahel on neil minu tegemiste tõttu päris raske olnud. Me oleme koos Taimiga teinud paljusid asju. 99. aastal alustasime spordiklubiga, millest nüüd on välja kasvanud mitmes maakonnas tegutsev spordiklubi Hotsport. Ka rahvajooksu juures on ta alati olnud koos minuga. Täna ma pean Jaanust ja Davidit ja Ervinit, kellega me koos seda rahvajooksu teeme, kes on olnud head partnerid. Ma olen 20 aastat kuulunud sellisesse organisatsiooni nagu JCI, endise nimega Noorte Kommertskoda, ja olen ka selle Paide organisatsiooni asutajaliige. Seal on noored ettevõtlikud inimesed, kes arendavad seal oma juhioskusi ja juhtimisalaseid teadmisi. Tähtsaim asi, mida ma olen sealt õppinud, on see, et juhtida saab ka ilma võimuta. Ma arvan, et kõik juhid peaksid juhtima inimesi nii, nagu neil puuduks igasugune formaalne võim. Jah, neil võib olla õigus või võim jätta kedagi ilma palgast või vallandada, kuid seda võimu tuleb kasutada väga targalt. Juhi kõige tähtsam ülesanne on avada oma inimesed, avada nende loovus, takistada kõik takistused nende teelt kõrvaldada, et nad saaksid anda endast parima, olgu see siis Järvamaa heaks, ettevõtte heaks või Eesti heaks. Rahvajooksul tuleb igal aastal umbes 250 inimest vabatahtlikeks, tasuta abilisteks. Ilma igasuguse sunnita ohverdatakse pühapäev oma pere kõrvalt, tehakse seda tööd tuules ja vihmas, paljud teevad seda tööd terve nädala enne jooksu. Need inimesed teevad imetlusväärset tööd. Iga kord ei peagi raha maksma kõige eest. See kogu meeskond hingab ühes taktis. Me mõõdame täpsust sekundites ja minutites. Kõik peab täpselt sujuma, sest eksimiseks ei ole ruumi. Ja kui probleemid ka tekivad, siis need inimesed lahendavad neid kiirelt, samal ajal silmas pidades nii teisi tiime kui üldiseid eesmärke. Need inimesed ei ole enamasti spordivaldkonnast, kuigi on väga palju ka sportlasi. Need on tavalised inimesed, müüjad, ehitajad, tuletõrjujad, politseinikud, müügimehed, ametnikud. Igas inimeses on varjul palju rohkem, kui me arvata oskame. Me ei tohi neid hinnata ainult CV või parteipileti järgi. Head inimesed on mind aidanud ka rasketel aegadel. Vahel on olnud nendel inimestel väga palju julgust, et mind toetada. Ma olen väga tänulik selle eest. Kui me tahame Järvamaad paremaks muuta, siis on meil vaja lisaks südame headusele ka veel julgust. Julgust ajada Järvamaa asja või Eesti asja ja olla suuremad kui meie ego, kui see partei, kuhu me kuulume. Me peame ajama siin oma asja, mitte Tallinna või Brüsseli asja. Vahest ma vaatan neid poliitkaklusi nagu laste liivakasti mängu. Ärgakem üles. Naabrimees ei ole meie vaenlane. Pange seljad kokku ja vaadake natuke kaugemale. Meid ähvardavad asjad on maakonnast ja sageli Eesti piiristki kaugemal. Me peame õppima juhtimisel vaatama 10, 20, 30 aastat ettepoole. Parem üksteisega võitlemise aeg kulutage hoopis õppimisele, enda arendamisele või ühiskondlikule tööle. Nagu ütleb JCI Credo viimane rida, inimkonna teenimine on elu parim töö. Seda tasub meeles pidada. Meile püütakse aeg-ajalt pähe määrida lugu orjarahvast. Eestlased ei ole olnud kunagi orjad. Me oleme olnud läbi sajandite vägevad sõdalased, põlluharijad, meresõitjad ja võimsad šamaanid.
Me oleme kaitsnud oma hiiemetsi ja pühasid allikaid läbi aastasadade pikkuse okupatsiooni, olgu siis okupantideks kes iganes. Oleme keeldunud oma pühadusi rüvetamast, hoidnud oma loodust, eesti keelt ja eesti meelt, isegi siis, kui sellest mõisas peksupingil kepihoope jagati. Olgu meil julgust ja mõistust, hoida ka Järvamaad, hoida ka Eestimaad, et me ei põletaks hiiepuid Eesti Energia kateldes, ei veaks oma karstialasid Rail Balticu alla killustikuks või ei hävitaks oma loodust ja põhjavett fosforiiti kaevandades, et hoida elus üleeilse päeva lähenemist põllumajandusele. Olgu meil sama palju julgust seista vastu ebaõiglusele, kasuahnusele ja rumalusele, kui neil koolipoistel, kes läksid sajandi eest lootusetuna näivasse sõtta võitlema Eesti vabaduse eest. Ja kui tsiteerida klassikuid, siis sõbrad, edendagame üheskoos ja venna armus Eesti elu. Aitäh ja rõõmsat sünnipäeva kõigile!